Tere kõigile, mina olen Maris Ojamuru ja minuga koos on Anna-Karolin. Me oleme Heateo sihtasutusest. Ma ütlen ka ausalt ära, nii nagu Erkin enne ütles, et meil on plaan 2015 Social Impact Bond ehk siis ühiskondliku mõju osakud käivitada. Ja me soovime täna teile tutvustada seda ideed. See on siis lahendus, mis aitab luua ühiskondlikke muutusi. Ja me ei räägi täna teile uuest sotsiaalprogrammist, vaid me räägime teile ühest rahastusmudelist, mis loob raamistiku selleks, et luua sotsiaalsektorisse tõhusamaid mudelid erasektori, erakapitali baasil. Tegu ei ole heateo ideega, nii et seetõttu me ei saa öelda, et Maris Ojamuru ja Anna-Karolin selle ideega lagedale tulid, et tegu on tegelikult üle maailma väga jõudsalt areneva ideega ja tänaseks võib öelda, et ühiskondliku mõju osakute ideesid on üle maailma käivitatud juba 50. Aga ma esmalt tahaks teile tutvustada ühte härrasmeest. Popeye on tema nimi. Ja number 160 tähendab seda, et Popeye elab Inglismaal ja tänaseks on ta korda saatnud 160 kuritegu. Inglismaa 2010. Keskmiselt selliseid Popeye tüüpi härrasmehi, kes on lühiajalises vangistuses ja satuvad vanglasse, keskmiselt nendest 63% langeb vangistusse tagasi. Keskmiselt üks vang on saatnud korda 47 kuritegu ja keskmiselt satub ta vanglasse 7 korda. Võite isegi arvata, mis on selle tegevuse majanduslik mõju, kui palju see maksab. Inglismaal on välja arvutatud, et ühe sellise vangi ülalpidamine vanglas aastas maksab 50 000 naela. Ja siin tulebki nüüd käiku ühiskondliku mõju osakute mudel. Riigil ei olnud tulemuslikku lahendust, tulemuslikke ennetusprogramme, kuidas toetada vangi sattunud inimeste mitte vangi sattumist. Probleem oli kulukas. Ja Inglismaal aastal 2010 läks Social Finance, võtame siis täna võrdluseks Heateo sihtasutuse, läks Justiitsministeeriumi poole ja ütles, mis oleks, kui me leiaksime ühe vabaühenduse või ühe lahenduse, mis aitaks 7,5% vähendada vanglasse tagasi kukkumise tõenäosust. 7,5% vähendada nende vangide arvu, kes kukuvad uuesti vangi tagasi pärast aastast eemalolekut. Mis oleks, kui me leiame teile investorid, kes oleks valmis rahastama selle programmi pilootprojekti, ütleme nii, et Inglismaal oli see esimene projekt, mitte ütleme nii, vaid oligi 6 aastat, olid valmis investeerima sellesse algatusse. Ja mis oleks, kui me leiaksime sõltumatu hindaja, kes suudab vaadata, kas eesmärgid, mis siis sellele programmile seatud oli ja kuhu investor oma raha sisse paigutas, olid saavutatud, kas efekt riigi jaoks oli saavutatud, kas tulemused olid ja töötavad. Ja mis jääb riigi kohustuseks? Riigi kohustus on sellisel juhul, kui 6-aastane programm töötab, tulemused on saavutatud ja tulemused on efektiivselt saavutatud, maksta tagasi investorile sisse paigutatud raha ja Inglismaa näite puhul kuni 13% intressi paigutatud raha eest, seal hoidmise eest. Ja sündiski esimene siib 2010 Inglismaal. Ehk siis, mis on see siib? Siib ei ole midagi muud kui leping 3 osapoole vahel, kus siis saavutatakse väga kindlas, spetsiifilises valdkonnas tulemus mingi ühiskondliku probleemi lahendamises. Ja kus riik võtab siis endale kohustuse heade tulemuste korral võtta programm üle ja maksta investorile tagasi sisse paigutatud raha. Sisuliselt see, mida me siis tahame teha, on testida uusi lahendusi, millest me võib-olla loeme blogidest, väga lahedatest artiklitest Eesti riigis, selleks, et meie sotsiaalprogrammid oleksid täpselt sama uhked ja head, kui on näiteks meie digilahendused. Sellepärast, et olge ausam, Eesti seisab päris väga mitme tõsise sotsiaalprobleemi
Euroopas esirinnas. Millest mina tahaksin rääkida on see, et mis meie plaan on, sellepärast et sellised filantroopide poolt välja mõeldud rahastusskeemid väga sageli on teoorias väga ilusad, praktikas raskesti ellu viidavad. Me oleme juba töötanud selle nimel, et tuua Eestisse kokku hea tööjuurde Eesti meie arvates kõige olulisemad osapooled, kellega koos sellist rahastusmudelit käivitada. Need siis on esiteks riik ja oleme siit võtnud ühendust Rahandusministeeriumiga, kes ütleb, et põhimõtteliselt on võimalik, et Eesti riik saab endale sellist kohustust võtta ja meie töö on edaspidi töötada Rahandusministeeriumi nii ametnike kui ka võib-olla siis tippjuhtidega selle nimel, et Rahandusministeerium oleks valmis kaaluma seda ideed, vaadates otse nendele tulemustele, mida riik teeb. Teiseks, me oleme võtnud ühendust Eesti kõige paremate mõju- ja poliitikaanalüüsi tegijatega. Need on PricewaterhouseCoopers, poliitikauuringute keskus Praxis ja ühiskondliku mõju ajal sotsiaalsete ettevõtete võrgustik. Selleks, et selgitada välja, mis on see probleem, mida me praegu hästi ei lahenda, mida me saaksime mõõta ja selle rahastusmudeli abil lahendada. Lisaks sellele me ise ja sotsiaalsete ettevõtete võrgustik omab väga head kogemust uurimaks välja, missugused reaalsed vabaühendused Eestis suudavad neid probleeme nii hästi lahendada. Aga sellest võite küsida ka hiljem, arvestades, et mu aeg saab kohe otsa. Küll aga ma korraks tahaksin rääkida sellest, miks see on hea mudel. Me usume, et see on hea mudel sellepärast, et see toob ressursse, inimressursse, ta tähendab investorite ajusid ja erakapitali raha sinna kohta, kus seda on tegelikult kõige rohkem vaja. Meie sotsiaalsektoris on peidus meie majandustulemused ja meie majanduse arengu põhilised probleemid. Meie vananev rahvastik, meie paindumatu tööjõuturg, inimesed, kes praegu ei lähe tööjõuks, meie riskioludes kasvavad lapsed, keda on väga palju. Ja on nii, et on blogipostitused, on maailmas disainitud juba Eestis eksisteerivad lahendused, mida riik sellegi poolest pole üle võtnud. Lihtsalt sellepärast, et me ei julge riskida avaliku rahaga ja sellepärast, et me ei tea, kuidas ühe väga hea maakondliku vabaühenduse lahendus võiks toimida riigi kontekstis. Ja see rahastusmudel aitab seda, sellepärast, et on alati filantroope, kes tahavad panna oma raha eriti siis, kui nad saavad mõju, mitte lihtsalt väljundeid või ilusat väljapaistust. Ja teiseks, see annab riigile selle, et ta ei pea riskima oma rahaga. Ta maksab ainult siis, kui tulemus on väga hea. Ja need on need põhjused, miks mitte ainult 50 riiki maailmas ei ole otsustanud siibi käivitada, vaid miks me siis usume, et me suudame 2015. aasta suveks, kui kõik on puhkusel siis sügiseks, käivitada Eesti esimese sotsiaalse või siis ühiskondliku mõju osakute skeemi. Aitäh! Mis juhtus Popeyega? Jah, vabandust. Kõik lähevad meelest. Popeyega on siis lugu selline, tema päris nimi on Robert Inns, tegelikult tal on selline tore nimi. Ja Popeye ei ole sattunud enam vanglasse alates 2010. aastast, kui Social Impact Fund Inglismaal käivitus. Popeyel on elukoht, rohkem kui ta oli varem. Ta ei käi enam arsti juures iga kord, kui ennast liiga purju joob ja teadvusetuks osutub. Popeye oskab hoolitseda enda eest, tal on olemas ID, käia arsti juures ja ta varsti saab endale töö. Praegu ta töötab vabatahtlikuna. Ja ta maksab riigile väga palju vähem, ta on väga palju väärtuslikum ühiskonna kodanik ja üldse kõik on tema elus palju ilusam. Meie usume, et ühiskondliku selle sama mudeliga me suudame vähemalt 3000 inimesel Eestis jõuda sellise hea probleemi lahenduseni. Aitäh!